pühad on ukse ees, et on aeg meenutada, kuidas siis mune värvida, et munad ilusaks saaksid meie pühade munad. Ja tavaliselt eestlased ikka eelkõige ju värvisid sibulakoorega, sest see on see looduslik materjal, mis on kõige ilusam. Nii et mina proovin ka siin praegu siis värvida sibulakoortega ja siis, et natukene teistsuguseid veel saada, siis proovime teha siin panna lõnga sinna sibulakoore juurde või siis ka teradega. Nii et ega siis muud ei olegi, et võtan aga lapikese ja panen siia natukene sibulakoori, et esimese muna ma arvan, et ma katsungi teha sellise lihtsalt sibulakoortega, et vaatame, mis sellest siis tegelikult välja tuleb. Aga põhimõte on siis selles, eks ole, et võtame ühe niisuguse natukene tugevama kaltsu, mille sisse me siis lõikame enam-vähem niisuguseks parajaks, mille sisse siis on hea panna neid sibulakoori. Ja see muna ja põhiline ongi see, et kui me nüüd tõmbame selle suhteliselt tugevasti siia muna ümber ära, siis me peame taga kõvasti kinni siduma, sest kui me nüüd hästi lõdvalt seome või lõdvaks selle asja jätame, siis juhtub selline asi, et pärast kui me keedame, siis tuleb see värv lihtsalt vajub laiali, et ei tulegi niisugust sibulavärvi koore siukest mustrit. Ja kui mina veel laps olin, siis minu ema õpetas ikka niiviisi, et tuleb teha üks tavaline sõlm ja siis teine sõlm siia peale, siis peaks olema niisugune lipsuga sõlm, et see on siis pärast väga hea, kui hakkame siit kaltsusest mune välja võtma, siis tõmbamegi sellest nii-öelda lipsu otsast ja tuleb ta lahti. Ja täpselt samuti siis ka, et sellele kaltsule jätta niisugused pikemad otsad, sest pärast, kui me potist välja võtame, siis on mugavam võtta niiviisi sellest otsast kinni ja ta välja tõsta. Nii, aga nüüd proovime siis õige niiviisi, et paneme siia sibulakoori ja vaatame, kas me saame ka mõne täpilise muna teha, et ma panen siia praegu siis kohe peale ka natukene nüüd, et minul on praegu siin niisugused rukkiterad. Nii, natukene siia ka teri. Muidugi ega ta nüüd ühtlaselt ei tule, et seda pole mõtet nagu arvatagi, et me saame kohe mingisuguse niisuguse väga ühtlase, aga kohe katsume need ka siit. Nii. Ja ikka see sama, et püüame hästi-hästi kõvasti selle kinni saada. Et tegelikult ongi niiviisi, et see sibulakoored, need annavad ju hirmus hästi värvi, et kui nüüd on juhtunud niiviisi, et koori polegi väga palju, siis saab päris toredalt nii-öelda suurema hulga mune värvida ka nii, et mingi osa siis jälle siduda siia kaltsu sisse, et nad niisugused kirjud tuleksid ja teised siis panna lihtsalt sinna vette keema, sest et see annab väga tugeva ilusa pruuni värvi, nii et munad tulevad niisugused hästi toredad. Tänu sellele, et me panime nii-öelda sibulakoore ja panime siia siis ka selle riide ümber, et siis kui me tavaliselt keedame, siin teeme ikka niisuguseid 3 või 5 minuti mune, et siis selge on see, et selline riidesse mähitud muna, see tahaks ikka nagu rohkem aega keeda, et julgelt 10 minutit võib küll öelda selleks, et eks selge on see, et mõned perenaised keedavad ka erinevalt, aga muidugi kui väga kaua keeda, et siis juhtub see, et tulevad munakollasele sinised rõngad ümber, siis see võib-olla pole ka väga hea. Et ma ei tea, kuivõrd ta nüüd maitse peale mõjub, aga ütleme, et lihtsalt muna pole enam nii kena. Ega nüüd ei olegi muud, kui tegelikult need sibulakoored tuleb siis kokku korjata kõiki ära visata, siis ütleme nii, et hoolas perenaine tegelikult ju kasutab seda sama nii nööri kui seda kaltsu omal ka järgmine aasta, sest pole ju mõtet, ega siis varasemal ajal ei olnud ju seda riiet nii lõdvalt käes, et oleks nüüd siis iga kord kohe lausa uued värvimislapid tehtud. Tegelikult tuli see meil ju väga tore välja. Kõige põnevamad on siis veel siin meil. Vaatame, mis siit tuleb. Ja see on nüüd see, mille me siis tegime nende punaste munakoortega tegelikult, või nende sibulakoortega. Et siin mõne koha peal on selle punast ka nagu näha veel. Aga et siin on hästi palju niisugust kollast ja pruunikat, ta mõjub ikkagi hoopis nagu teisena, võrreldes nüüd selle teise muna kõrval, mis on siis tavalise sibulakoorega värvitud. Siia ma nii-öelda sidusin ju peale nüüd need punased lõngajupid, mis siis tegelikult andis ka seda punast värvi, et ma arvasin, et võib-olla jääb valgeks, aga ei, et väga toredasti on seda värvi siin andnud. Ja see on nüüd siis see tavaline meie igapäeva sibulakoorega värvitud, see. Ja just nimelt tänu sellele ongi ta hästi tore, et me paneme niisugused sibulakooretükid on väikesed sees, et siis ta annabki hästi palju nagu seda mustrit tegelikult. Tänu sellele nii-öelda. Mis siis öelda, et munad on meil nüüd värvitud?
kevadpühad on uue elu algus, nii nagu munagi sümboliseerib seda uut elu, et mis ma oskan muud öelda, kui et värvige siis ilusti oma munad, olgu need kevadpühad teile rõõmsad ja häid pühi kõigile!